Elas kord üks merikarp. Ta oli juba 1000 aastaid lebanud seal, kus ta praegugi lebab. Tihtipeale tulid talle meelde vanad mälestused ja millegipärast hakkas hinges pitsitama üks kauge igatsus. Nimelt tundus talle, et kunagi oli tal ka teine pool. Iga kord, kui ta jõudis selle mõtteni, vallandas ta sügava ohke. Ja kui sellest ohkest jäi väheks, ohkas ta veel teistki korda. Tema imeilusal valgel rüül olid kaunid veest pärlid, mis tegelikult ei olnudki kaunistuseks, vaid väljendasid ta kurbust ja olid ta pisarad. Tema lähedal elas kivinenud kilpkonn. Ta oli tõesti nii vana, et tundus, et ta on muutunud päris kiviks. Aeg-ajalt kilpkonn pööras vaid oma pead ja kui ta liikus, siis väga aeglaselt. Merikarp otsustas, et kui tema enam täpselt ei mäleta, ehk teab siis kilpkonn midagi tema teisest poolest. Ta pöördus kilpkonna poole, aga kilpkonn suutis vaid oma hambaid vastu lõuga hõõruda. Ja õiget vastust sealt ei tulnud. Merikarp oli aga jonnakas ja küsis uuesti. Kuna kilpkonn ei olnud harjunud, et teda keegi tülitab, pööras ta ennast ringi ja vaata imet. Tema külje all peidus oligi merikarbi teine pool. See kokkusaamine oli neile mõlemale vägagi rõõmustav. See muinasjutt oli tore ja see sai läbi.